No nii, tervitus, rõõm teid näha ja mul on hea meel näha, et noortel on rahaasjadest tulnud rääkima inimesed, kes noortele ka autoriteetselt ja inspireerivalt ja innustavalt mõjuvad. Ja esimene küsimus teile mõlemad on see, milline oli teie esimene sissetulek, teie esimene teenistus, ma ei tea, lapsena, noorukina, millal iganes see teenistus ka ei tulnud. Alustame sinust, Estoni Kohver. Tervitus. Au. Minu esimene oli, me klassivennaga mõtlesime ka, et oleks vaja plekki teenida suvel. Ja siis me läksime Annelinnas, seal Jaama tankla on, siis me läksime sinna ukse taha, et me tahaks tööle tulla teile, et me võime kaevata või mida täpselt vaja on teha. Ühesõnaga, seal oli üks puukool. Ja siis meie töö oli kaevata puid maa seest välja, mis müügiks läksid. Ja siis ma töötasin seal 3 päeva ja murdsin jala ja siis ma ei saanud kaevata enam. Mul oli selline lugu. Nii, ja Sir Lancelot, kuidas sinuga? Minu esimene teenistus oli seotud vanematega. Et ma mõtlesin, et ma panen suure tee-businessi püsti. Ma arvan, et ma olin siis, ma ei kujutagi ette, maksimaalselt 4. klassis käisin, ilmselt olin ikkagi noorem. Siis ma korjasin maja tagant igasuguseid puulehti ja tegin nendest sooja vee tõmmise. Ja siis tegin ka vanematele nimekirja, et kui palju miski maksab. Vägev. No üks küsimus, mis loomulikult kõiki noori huvitab ja üks küsimus, mille ma pean esitama ja see on loomulikult küsimus, millele ei pea vastama, aga ikkagi, kui palju te praegu raha teenite? Ma ei tea, kuidas te seda rehkendate, kas teil on mingisugune ühine ettevõte, kuhu kõik raha tuleb ja te jagate kuidagi neid dividendidena või milline see äristruktuur teil iganes on, aga kui palju te kuus umbes raha teenite? Estoni Kohver. See on täiesti, iga kuu on täiesti erinev. Et on kuid, kus on väga palju ja siis on kuid, kus detsember, kus oli 0. Et meie selles tööalas peab nagu arvestama sellega, et sa pead hoidma endale ikkagi mingit korralikku puhvrit ja mõtlema nagu selle peale, et kui tuleb sügis ja uus COVID-i laine, mis siis teed. Et meil on täitsa kuust on erinev, et meil ei ole mingit sihukest kuupalka või midagi sellist. Aga mis on, sa ütlesid, et on, mõnikord on 0 ja mõnikord on väga hea. Mis see väga hea on? No väga hea on, no ikka on, ma ei tea, pahatoon on nagu rääkida mingitest päris numbritest, aga sihuke ikka nagu päris mitu korda kuupalka. See on omamoodi huvitav ja see on absoluutselt õige, et Eestis kuidagi nagu häbenetakse rahast rääkida. Ma saan väga hästi aru, mis need põhjused on omamoodi nagu ajaloolised. Aga Sir Lancelot, mis sa arvad, kas see, et me rahast rääkides kuidagi alati kinni jookseme, mina absoluutselt seal juures, kui läheb asi nii-öelda konkreetsete numbritena, on see kuidagi nagu rahast mõtlemisele ja rahaga toime tulemisele ühiskonnas, on sellel kuidagi nagu hea mõju, et me kuidagi nagu pigem ei taha nendest asjadest oma numbritest rääkida või võiksime me kuidagi olla avameelsemad oma sissetulekute, ma ei tea, afišeerimisel või nendest rääkimisel? Mina arvan, et võiks olla kindlasti avameelsemad, et ütleme, et kui me räägime nagu kui investeerimisest kui sellisest, siis seal on ka tegelikult ju hea ikkagi neid rahanumbreid taga näha, et kui suured need portfellid nendel inimestel on, kes näiteks investeeriajakirjas räägivad või ja nii edasi, et see annab nagu kohe sellise teistsuguse feelingu, et kas me räägime 10 000, 100 000 või miljonilisest portfellist. Aga ja, ma olen täiesti nõus, et endal ka praegu nagu, et kui sa siin niimoodi otse küsid, siis nagu võib-olla esimese asjana ei hakka kohe kokku lööma neid numbreid ja kõigile siin ütlema. Aga me ei ela halvasti, me elame ikka täitsa hästi. Jaa, ei, selles ma ei kahtle, Jube hästi. Teie rõõmsaid ja niisuguseid tervisest pakatavaid nägusid nähes ma absoluutselt ei kahtle selles, et teil hästi läheb ja et te hästi elate ja loomulikult ei kahtle selles ka teised inimesed. Aga ütle, mis sa arvad, Estoni Kohver, kas see, et me rahast rääkides ikka kuidagi oleme niisugused kidakeelsed ja veidi imelikud, et millest see tuleb, et kas me kardame kuidagi nagu teistes inimestes kadedust äratada, kui me räägime, kui hästi meil läheb, või kardame me seda, et Maksuamet hakkab meie nagu tegemiste vastu suuremat huvi tundma või mis sa arvad, mis see põhjus on, miks me rahanumbritest kõneledes kuidagi nagu väga konkreetseks keegi tegelikult minna ei taha?
ma arvan, et see on mingisugune täitsa kahe otsaga asi, et ühest küljest on see, et mulle üldse ei meeldi mingi kelkida asjadega, et minu meelest see on nagu meeletult kehva toon, et võib-olla nagu kui me ütleme mingid numbrid välja, siis need tunduvad kellegi jaoks kelkimisena ja teisest küljest, et kui sa mingi venna jaoks see number, mis me välja ütleme, see on nagu et nii tühiste summade pärast räägitegi. Et seal ei ole nagu sellist, ma ei tea, ma ei oska sulle öelda, see on iga ühe jaoks on see nii erinev skaala. Sir Lancelot, kas te oma bändiga, tõenäoliselt on teil mingi osaühing, võib-olla ikka teil on kõigil oma osaühingud ja kuidagi te seda asja majandate, aga bänd on ikkagi bänd, eks ole. Bänd on teatud hulk, eks ole, liikmeid, teatud hulk inimesi. Kas te bändiga panete lisaks oma loomingulistele plaanidele paika ka mingisuguseid rahalisi plaane? Kas teie tegevus on kuidagi nagu seotud mingite niisuguste monetaarsete eesmärkidega, ma ei tea, aasta lõpuks me tahame, et peame teenima kuidagi X summa raha, ja et selle X summa rahani jõuda, me peaksime tegema neid asju. Või käib see umbes niimoodi, et me mõtleme välja kõigepealt oma loomingulise plaani, paneme nendele lihtsalt hinnasildid külge ja vaatame siis, milline kuu on kuidagi parem või kuidas see asi liigub? No põhimõtteliselt on ikkagi see looming on nagu tuleb esimesena selles mõttes, et kuna see on me oleme sellises äris, kus sa saad oma ikkagi sisuliselt laividest peamise sissetuleku, siis see nagu selle ettevõtte kui sellise osaühingu nagu ülalpidamine ei ole nagu eesmärk omaette. Et meil ei ole seal mingisugust põhivara otseselt ja see ei ole nagu selles mõttes, et see on sisuliselt ikkagi teenuse müük. Ja muidugi mingisugused muud asjad sinna juurde, rämmari bränd, mis iganes, aga et selle nagu just ettevõtte nagu finantside peale me nii palju ei mõtle, et see on ikkagi pigem selline, et igaüks saab, põhimõtteliselt me esitame arveid. Sellepärast, et kuidagi küsida, et mis meie jaoks esimesena tuleb, et kas raha või looming või et mille pärast me teeme seda, siis kõigepealt esimene mõte on ikkagi see, et teha võimalikult pulli asja. Et me ei mõtle kunagi nagu mingit lugu tehes selle peale, et huvitav, kui palju selle looga võiks teenida või et kui palju see sisse võiks tuua, vaid ikkagi sa tahad teha võimalikult head laulu kõigepealt ja küll see plekk järgi tuleb, see ei ole nagu tol hetkel laulu. Ja selge on see ka, et sa tahad võimalikult palju raha teenida. Absoluutselt. Ja kummalise kombel isegi Eestis aeg-ajalt kardetakse seda öelda, et minu eesmärk on teenida võimalikult palju raha, aga ma arvan see, kui inimene on nii avatud, nagu teie olete nii-öelda raha teenimise eesmärkide sõnastamise, ma arvan, et see on ainult tore. Meid vaatab terve hulk, väga suur hulk noori inimesi ja paljud neist võib-olla mõtlevad ise ansambli teha ja mõnedel võib-olla on ka. Kas te natukene räägiksite palun paari sõnaga, kuidas üks ansambel tänapäeva Eestis raha üldse teenib. Et okei, me saame aru, et on kontserdid, eks ole, mille eest makstakse, ma ei tea, mingid firma esinemised, mida iganes, aga see ei ole ju ainus koht, kust bänd sissetulekut saab. Et kust see raha siis lõpuks igalt poolt kokku koguneb? No ma arvan, et ikkagi sa võid kohver parandada, aga 90% bändi sissetulekutest tegelikult tuleb kontsertitest ja esinemisest, mis iganes siis kas mõne ettevõtte suvepäevadel või siis tehes kuskil mingisugusel suurfestivalil kontserti, et see muupidin on ikkagi väiksem. On erinevaid artiste, muidugi mõndadel on see hoopis teistpidi, et sul kontsert ei ole, aga sa teenid selle mingi influentsimise pealt või sinu enda persona pealt. Aga laias laastus selle võib ma arvan isegi lüüa nagu kuidagi kolmeks, et üks raha on sul see, mida sul toob siis muusika ja muusika esitamine niimoodi, et sa ise aktiivselt esita seda. See on nagu see passiivne tulu. Sa teed loo ära, selle raadiosse, mingid telesaated võib-olla mängivad, et seda kogu BAÜ ja siis plaadifirma Fono kaudu ja siis kõik need voogedastusplatvormid ka, et see on nagu plaadifirma ja jagu korraldada, et nemad korjavad sealt selle pleki kokku. Muidugi seda tindilt ka seda teha, aga lihtsalt meie puhul, meil on 5 tüüpi, kui sa jaotad selle pleki laiali, siis summa jääb nii väikseks, et meil ei ole mõtet ise sellega nagu jageleda ja pluss meil on muusika ette Universal Musicu poolt või tema näol on siis keegi, kes viitsib investeerida muusikasse, et me ei pea ise sinna mingisuguseid nagu video väntamise ja koomiksi joonistamise summasid alla panema, vaid et selle eest Universal on hoolitsenud ja siis me lihtsalt jagame kasumit. Teine ots on see aktiivne töö, et sa müüdki kontserte ja käid kontserditel esinemas, mida meie teeme nagu
jube hästi. Ja kolmas ots, mida me nagu ka täitsa okeilt teeme, on siis igasugused koostööd. Me Rämmari brändi müüme välja ja mingid influence-stiilid ja mingid telekas käimised. No need koomiksid sa juba nimetasid, need on väga lahedad ja võib vist ka kuidagi nagu natuke tinglikult öelda, et koomiksid mahuvad sellesse kategooriasse, mille kohta bändimaailmas öeldakse inglise keeles merchandise, eks ole, T-särgid, eks ole, mütsid. Kui palju selle peale peaks üks ansambel mõtlema? Kas see on kuidagi nagu mõistlik business, mida ajada või pigem mitte? Kindlalt on, sa ikkagi ju võtad mingisugused joad raha endale juurde. Ja isegi kui see ei ole sul mingi mega kasumlik projekt, siis sul on vähemalt mingit sisu, millest rääkida või midagi, mida näidata, et et me teeme. Ja lihtsalt saad midagi eetrisse panna. Jah, et ma arvan ka, et meil tegelikult ju neid selliseid Aliase mäng, Read the Merch, neid asju tegelikult, mis me teinud oleme, on päris palju. Ja eks see on selline nagu ikkagi see, et sa oled pildis ka kogu aeg, ja su fännid saavad osta neid asju, et see on nagu see teine, sest me peame mõtlema ka selle peale, et me oleme ikkagi Eestis ja Eesti turg on Eesti turg, et siin nagu sellise pusamüügiga sa ainuüksi rikkaks ei saa. Teie ansambel on hetkel erakordselt populaarne, aga nagu teada, eks ole, populaarses muusikas või kerges muusikas või rock või popmuusikas käivad asjad tavaliselt lainetena. Ja kui nüüd mõelda jällegi teie bändist kui äriühingust, tavalise niisuguse klassikalise äriühingu eesmärk on, eks ole, kogu aeg oma olemasolevat teenust võimalikult palju turundada ja müüa ja seda kuidagi arendada ja nii edasi. Kas selles äris, kus teie tegutsete ehk muusikaäri, peate te mõtlema ka selle peale, et kuidagi nagu seda doseerimist jälgida, et ma kuidagi nagu liiga palju mõnel perioodil pildis ei ole ja kui palju ja mil määral 5- tunneb ka selle ees nagu teatavat aukartust, et see niisugune populaarsus on asi, mis on tegelikult ka üsna kerge ju vähemalt ajutiselt vähenema. Mis sa arvad, Estoni Kohver? Ma ei karda seda ja me otseselt meil mingit exit-plaani praegu veel ei ole, sest meil on endal huvitav teha seda, mida me teeme. See, et kui meil enam endal ei ole põnev teha ja me ei suuda välja mõelda midagi enda jaoks kihvti, et kui me lihtsalt teeme lugusid lugude tegemise pärast, sest me peame neid tegema, sest muidu asi jääb seisma, siis ma arvan, see on see koht, kus me enam ei viitsi teha seda. Aga seni, kuni meil endal on huvitav, pull on mingid väljakutseid, siis me teeme seda. Sir Lancelot, sa investeerimisest juba põgusalt rääkisid, millesse ja kui üldse, kui palju sa investeerid? Mul on 3. sammas ja siis on ka üksikaktsiate portfell ja ka mõned kinnisvaraalased lahendused. Aga ma arvan, et see nagu investeerimine muidugi loomulikult väga mõistlik, kõik inimesed peaksid võimalikult varakult investeerimisega alustama, aga see, kuhu investeerida ja kui palju sinna energiat panna, see on selline igaühe nagu enda ülesanne välja mõelda. Aga minu valikud on jah, et peaasjalikult ma arvan, et kõige rohkem aega võtab üksikaktsiate pool, aga see tuleneb sellest, et mulle tegelikult meeldib selline ettevõtlus, majandusteemad, et on kindlasti inimesi, keda see nagu nii palju ei huvita ja siis saab palju lihtsamalt ETF-idesse või kuhugi sellistesse passiivsetesse instrumentidesse investeerida. Estoni Kohver, kuidas sul sellega suhted on investeerimisega? Suht sarnane tegelikult. Mul on ka mingi üksikaktsiate portfell on väike krüptoportfell on isegi selle kinnisvaraga on mul raskendatud veits, sest kuna ma ei käi päevatööl ja ma maksan endale üliväe palka, siis mul kuskilt mingit laenu saada on keeruline. Aga jah, et mul on mingisugune endaga on kokku lepitud, et mingi osa sissetulekutest läheb otse investeerimiskontole ja nii ongi. Sir Lancelot, mida on bändi tegemine sulle uut rahaga seoses õpetanud, kui üldse? Bändi tegemine, see on hea küsimus. Ta on kindlasti mu sissetulekuid suurendanud aastate jooksul. Ja sellest tulenevalt on siis kindlasti ka nagu tekkinud selline
võib-olla nagu rohkem fokusseeritud mõtlemine, et mida selle rahaga siis nagu teha või ja noh, kui nagu peab loomulikult ka selle peale mõtlema, et see bänd kui selline ei ole kindlasti ju igavene, et noh, et praegu meil on seda vahva teha ja kõik on nagu äge, aga mingil hetkel see saab läbi ja siis tuleb ka mõelda nagu noh, nii-öelda siis tõesti nendele exit planidele individuaalsetele. Ma segaks korra vahele, et see, et oma seal edu tipus kindlustada tulevikku on mega oluline, sest kui sa praegu mõtled nende lauljate või artistide peale, noh, me teame, Koit Toome ostis endale uue Aston Martini eest. Et noh, Koit Toome kindlalt ei osta enda praegu esinemishonoraride pealt seda Aston Martinit. Ta on midagi teinud oma 90-ndate rahaga nii hästi, et ta suudab sellist elu endale lubada. Aga mis sa arvad, kui hea investeering on see Aston Martin? Ma ei taha jumala pärast kuidagi hinnanguliselt kõlada, me keegi ei taha hinnanguliselt kõlada, aga üks niisugune vana tuntud rahasse või auto ostmise jutt on ju see, et auto väärtus kukub temaga, ma muidugi ei tea, kas ta selle uuest peast ostis, kukub vist mingisugune 30% sellel hetkel, kui sa poest nagu välja sõidad. Et see vist mingi nagu väga investeerimise koht ei ole või äkki on? Ma tahaks öelda, et Aston Martini ostmine pigem on selline autoentusiasti hobi, mille sa võib-olla siis endale kuidagi seletad ära, et võib-olla see on ka tulevikus investeering. Mulle meeldib kui ma oma seda vana Audit, mul on 2007 RS4 on hobiauto. Et kui ma seda jälle saan remondiarveid, siis mulle meeldib mõelda, et see on investeering tulevikku, et tulevikus see auto on jube palju. ja mul on sama mõtteviis. Aga no mingid asjad on siuksed, et ma ei tea, kas kui sulle meeldib jubedalt suusatada ja sa käid kuskil Austrias suusareisil, siis noh, see on lihtsalt mingi asi, millega sa tegeled ja sa ei mõtle selle peale, et kas see on nüüd mingi jube hea investeering või ei ole. Ta on selles mõttes on hea investeering, et sa oled rahul seda tehes. Just, mulle väga meeldib oma autoga sõita, see on juba klaar. Investeerid nii-öelda oma heaolusse, oma heasse enesetundesse ja see loomulikult tagab sulle pikas perspektiivis õnnelikuma ja parema elu ja milleks seda raha siis, eks ole, natukene võib ikkagi, ma saan aru, raha oma elu jooksul kulutada ka. Millised nõuandeid sa Sir Lancelot annaksid noorele inimesele, kes meid praegu vaatab, ma ei tea, rahasse suhtumisel või raha kogumisel või isegi investeerimisel? Mida sa soovitad noorele inimesel teha? Ma ei teagi, selles mõttes, et see väga palju räägitakse säästmisest, on, et säästmine on ka kindlasti nagu selline mõistlik tegevus ja võib-olla saada aru oma kulutustest ja võib-olla siis mingisuguseid kulutusi mitte teha, mida pole nagu mõistlik teha, on. Aga teine asi tegelikult, ma arvan, palju suurem asi on ikkagi oma sissetulekute suurendamine, et leida ikkagi mingisuguseid viise, kuidas oma sissetulekuid suurendada, arendada enda oskusi, teadmisi ja kogemusi ja võib-olla ka selles mõttes, kui on võimalik teha ka mitmeid, tegutseda nagu natukene mitmes valdkonnas, siis proovida ka neid asju, et aga jällegi, et see on väga individuaalne. Aga igal juhul, et arendage ennast ja alustage investeerimisega. Estoni Kohver, teie ansambel on omamoodi nagu õpiku näide sellest, kuidas üks parem idee ajab nagu teist taga, neid ideid tuleb teil tõesti nagu saelaudu kusagilt Vändrast. Üks võimalus ja võimalus, mille peale väga paljud noored inimesed mõtlevad, on oma ettevõtte loomine. Ettevõtlus on väga tore asi, väga äge asi ja me kõik nagu innustame noori inimesi ettevõtlusega tegelema. Aga kuidas tulla äriideede peale? On sul mingisugune hea nagu nõuanne või kogemus, kuidas üks hea äriidee sünnib, sest tõesti 5 – seoses on need häid äriideid, tuleb nagu kogu aeg sama koomiks, lauamäng, mida iganes, ükski bänd ei ole nagu varem teinud, vähemalt Eestis mitte. Kust need head äriideed võiksid tulla? Ma korra veel täpsustan seda eelmist küsimust ja siis ma tulen selle juurde. Kunagi mul hea sõber Reket, kellega me seda vahvat stuudiokontorit jagame ka siin kesklinnas. Temal oli selline põhimõte, mille järgi ta toimetas, et kui sa tahad midagi osta, siis mõtle selle peale, et kas sa suudad endale lubada 5 tükki korraga. Kui sa ei suuda endale lubada 5 tükki korraga, siis ära osta seda. Ja nii ongi, et ma ei tea, kui sa tahad mingit off-white'i puisa, kui sa 5 tükki korraga ei suuda osta, siis ära osta ühtegi. Nende äriideede peale tulla, ma ei tea, kui
keeruline või raske või kuidas seda tulla on, lihtsalt need äriideed tulevad hops ise. Ega see on nagu mingisugune kollektiivne loomus meil, et nagu kellelgi tuleb mõte, et et seda oleks lahe teha, siis mõtleme, et kas seal on aga mingit muud substantsi taga või see on lihtsalt lahe idee. Aga ega need äriideed, räägi inimestega, käi ringi, hoia ennast maailmaga kursis, ega nad nagu tühjas peas ei tule ja teine koht, kus äriideed väga tihti ei tule, on laua taga istudes, et kogege ja tehke palju asju, siis te kuidagi suudate protsessida seda ka niimoodi, et sealt sünnib enda peas uusi asju. Ma võib-olla siin veel lisaks, et mõnes mõttes jah, et täiesti nagu nõustun kohvriga, aga samal ajal on jällegi see ka, et kui sa mõtled, et võiks midagi teha, ja see põhimõtteliselt see mõttelõng nagu lõpebki seal, et võiks midagi teha, siis sellest ka nagu asja ei saa. Et vahepeal võib-olla võtadki nagu oma sellised potentsiaalsemad sõbrad võtad kokku ja mõtled, et davai, hakkame nüüd ideestama, et mida siis päriselt teha. Meil on see üks lõng, et kuidas seda reaalselt ära toota, et mida meil selleks vaja on, kellega me peame rääkima, kas seal on nagu mingisugust päris ärilist potentsiaali ka, kas me lahendame mingid probleemid. Tihtipeale osad nagu startupid on niimoodi, et neil on lahendus, aga ei ole probleemi. Ja raha kaasavad ikka. Absoluutselt. Kogu tehnika on ju elab sellest, et mõtleb kõigepealt inimesele vajaduse välja, sama iPad. Ma ei tea, asja vaja on, seda vaja, tootsid selle ja paistis üks väga ja minu äriideede väljamõtlemine omamoodi nagu hobi, nagu Estoni kohv mööda tänavat ringi ja märka midagi näiteks üks hiljutine, mul toon ühe hästi kiire näite, käin mööda tänavat, tuleb inimene kerjus, tahab raha, mul ei ole, sul on raha, ma kaardiga ja mõtlema, kas see oleks lahe sõna, kas see oleks käri, mingisugune firma, mis laenutab krediitkaarditerminale, korratakse hommiku ja õhtul tagasi. Viimane küsimus teile mõlemad. Sir Lancelot. Sorry. Võta ära. Ma ei ole aru saanud, et suurmetropolides juba on, vendadel on kaardiaparaadid on seal teki all. Oled sa näinud tõesti või? Ma olen kuulnud, et Berliinis mingid vennad küsivad. Okei. See on siis niisugune asi, mida nagu Uberi sarnaselt võiks ka teistesse väiksematesse riikidesse importida. Sir Lancelot, ütle, kas raha võrdub vabadus? Jaa, suures osas kindlasti. Et küsimus ongi see, et miks üldse investeerida või miks üldse raha peale mõelda, miks üldse raha omada, on ikkagi ju tegelikult see, et sul on vabadus valida endale töökohta, ma ei tea, võtta vaba aega. See on nagu see peamine eesmärk, ma ütleksin. Estoni kohver, kas raha on vabadus? Jaa, kindlasti ja ma isegi tooks selle võrdluse, et raha võrdub ka tervis, et mis arvad, et Mick Jagger oleks elus, kui tal oleks häid arste? Steve Jobs, näed, jällegi ei ole elus, kuigi tal oli väga palju raha. Nii ta on. Sir Lancelot ja Estoni kohver, suur tänu teile täna meiega oma mõtteid jagamast ja soovime teile palju raha loomulikult, aga ka häid uusi loomingulisi ideid ja loodame teid ja me kindlasti näemegi teid juba õige varsti laval, nii et aitäh teile veel kord!